Tartu Observatoorium oli riigi teadus- ja arendusasutus Haridus- ja Teadusministeeriumi alluvuses sel ajal, kui need suhted ESA-ga algasid. Ja selleks alguseks, mina oma vaatevinklist võiksin lugeda aastat 2004, kui ma olin äsja valitud teist korda observatooriumi direktoriks ja siis varsti pärast seda Haridus- ja Teadusministeeriumi juures tegutsev teaduspoliitika komisjon tahtis kuulata millegipärast pärast valimist minu nägemust, et kuidas observatoorium üldse võiks areneda ja kuidas rahvusvahelisi suhteid luua ja nii edasi. Ja siis sellel samal koosoleku lõpus tuli minu juurde tollase EAS-i, nagu me oleme nüüd nimetama Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatuse esimees Alar Kolk, kes rääkis, et nendele tuleb vahel infot Euroopa Kosmoseagentuurist ESA, ja et kas observatoorium on huvitatud koostööst ESA-ga. Mulle tundus see asi esialgu võib-olla natukene liiga suure tükina ja liiga kauge asjana, et kas me sinna küünime või kas meil midagi pakkuda on. Aga asjad hakkasid arenema oma soodu. 2004. aasta sügisel tuli Haridus- ja Teadusministeeriumist järsku üsna nõudlik kutse, et kõik uued Euroopa Liidu liikmesriigid, Eesti oli just 1. mail 2004 saanud koos 19 riigiga Euroopa Liidu liikmeks, et kõigi nende uute liikmesriikide esindajad on kutsutud Brüsselisse ühele infokoosolekule, kus jagatakse infot, kuidas Euroopas kosmoseasjadega tegeldakse ja arvati, et observatooriumi direktor on ikka kosmosele kõige lähemal seisev isik, et tema võiks sinna minna ja samuti peaks tema olema siis Eesti esindaja Euroopa kõrgetasemelises kosmosepoliitika töörühmas. Ja nii oligi siis et 21. oktoobril 2004 osalesin Brüsselis sellel esimesel sellisel infokoosolekul ja järgmisel päeval toimus Pariisis ESA peakorteris siis selle kõrgetasemelise kosmosepoliitika töörühma koosolek. Ja esialgu ei osanud sellest muidugi suurt midagi arvata, aga selle Brüsseli koosolekul oli vaja juba natukene tutvustada, et mida Eesti on teinud kosmosealal ja mis meie mõtted ja plaanid võiksid olla. Ja siis sai toetuda muidugi sellele, mis on omal ajal tehtud siin koostöös Nõukogude kosmoseprogrammidega ja samuti olid meil sellel ajal juba teatud suhted ka Euroopa Kosmoseagentuuris plaanitava kosmoseteleskoopiga Gaia, selle teadusmeeskonnaga, nii et seda sai juba näiteks tuua, et meil juba väikest viisi teaduslik koostöö käib. Ja nii need asjad siis läksid, käisin mõned korrad seal kosmosepoliitika töögrupi koosolekutel, mis toimusid kordamööda siis ESA peakorteris või siis Brüsselis Euroopa Komisjoni ruumides, sest see komisjon moodustatigi niimoodi Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise koostöölepingu alusel. Et seal olid esindajad siis nii Euroopa Liidu riikidest kui ESA liikmesriikidest, mis tingimata ei kattunud tol ajal ega ei kattu ka praegu. Ja siis ühel kevadisel koosolekul 2005. aasta aprillis ESA peakorteris tuli minu juurde üks kena tõmmu noor daam, kes tutvustas ennast kui Annabelle Fonseca Colón Portugalist pärit, aga töötab ESA peakorteris rahvusvaheliste suhete osakonnas ja just tema tööülesandeks on just luua suhteid nende riikidega, kes on nüüd saanud Euroopa Liidu liikmeks, aga ei ole veel ESA liikmesriigid. Ja nii me tutvusime ja järgmine kord kohtusime selle sama Annabelliga 2005. aasta septembris, kui Saksa kosmoseagentuur DLR korraldas Berliinis ühe niisuguse ürituse jällegi nendele uutele liikmesriikidele. Ja seal samas oli siis kohal ka Bernard Souffret, kes oli siis ESA-s, tegeles ka siis nende uute potentsiaalsete liikmesriikidega, nende riikidega, kes olid siis selles Euroopa koostööriikide nimekirjas, ehk seda jällegi kasutatakse ingliskeelset lühendit PECS, Plan for European Cooperating State. Tol ajal olid minu mäletamist mööda seal Tšehhi Vabariik ja Ungari ja kas võib-olla Sloveenia ka või olidki need kaks ainult. Ja siis selle sama Berliini üritusel ühel õhtusel vastuvõtul Bernard Souffret järsku poetas, et Eesti on nii edukas, et te võiksite ka varsti PECS riigiks saada. See tundus mulle küll ülepingutamisena, et kus mis ja nüüd nii äkki saame. Aga jällegi ju siis oli ikka määratud, et pidid asjad niimoodi edasi liikuma. Paar nädalat pärast seda Berliini üritust saabus siia observatooriumisse minu nimele telefaks. Ma ei tea, kas tänapäeva inimesed veel teavad, mis asi see on. See oli umbes niimoodi, et nagu telefoniaparaadiga anti kirja edasi.
nagu muistne aeg skänner. Et muidu oli ju tol ajal küll käis ju enamasti ikkagi meilid, käis kõik suhtlemine ja teadlastel ammugi, aga millegipärast Euroopa Kosmoseagentuuri peakorterist saadeti telefaks umbes niisuguse sisuga, et nagu te teate, et teie minister, haridus- ja teadusminister, tähendab on kutsutud siis ESA ministrite nõukogu koosolekule vaatlejana ja et kas teie saaksite ka kaasa tulla ja kuidagi täpselt edasi läks. No mina ei olnud sellest midagi kuulnud, sellest ministrite nõukogu koosolekust. See pidi toimuma siis 2005. aasta detsembri alguses Berliinis. No siis ma hakkasin haridus- ja teadusministeeriumist uurima, et kuidas selle asjaga siis on. Siis selgus, et jah, et minister, kes tollal oli Mailis Reps, et tema ise ei plaani küll sinna ministrite nõukogu koosolekule minna, aga et valmis on minema kõrghariduse ja teaduse asekantsler Kristjan Haller, kes teatud aladel või tegevusvaldkondades võibki täita ministri ülesandeid. Ja niimoodi siis oligi, Kristjan Hallerit ma tundsin varem isiklikult ka juba ja niimoodi me sõitsimegi siis kahekesi Berliini ja seal anti siis ka nendele uutele Euroopa Liidu liikmesriikidele, kes ei olnud ESA liikmed, võimalus esineda väikese sõnavõtuga. Mina kirjutasin selle valmis ja Kristjan Haller kandis ette. Ja pärast seda oli meil siis veel mitmeid jutuajamisi selle sama Bernard Souffrega ja siis ka Lars Fredeniga, kes oli tollal ESA rahvusvaheliste suhete osakonna juhataja. Temaga ma olin tutvunud juba varem sellel 2004. aasta Brüsseli üritusel, kes on Rootsi diplomaat oli olnud, muidu ta oli varem töötanud ka Peterburis ja oli väga hästi tuttav ka Eesti ja Läti ja Leedu asjadega ja tundis meie poliitikuid siin mitmed isiklikult. Ja seal juba hakkas jutt ikka juba sinnapoole kiskuma, et Eesti võiks ikka tõsisemalt hakata koostööd ESA-ga tegema, et jõuda selle PEX-staatuseni. Ja umbes samal ajal või natukene hiljem hakkas ESA vastu huvi tundma ka seesama EAS ehk ettevõtluse arendamise sihtasutus tõsisemal kombel. Sealt tegelikult oli vist kunagi tehtud isegi üks väike katsetus nende omal algatusel, et EAS pöördus ESA poole, et koostööd alustada, aga sellele tuli ESA-st üsna niisugune külm ametlik vastus, et ESA suhtleb ainult riikide tasemel ikkagi, ESA on ainult liikmesriigid, seal mingi organisatsioon. Üksi ei saa olla ESA liige ega koostööpartner. Aga samas oli Madis Võõrasel oli õnnestunud kohtuda siis ESA tollase peadirektori Jean-Jacques Dordainiga 2005. aasta detsembris, kui ma õigesti mäletan. Ja isikliku vestluses ikka saab asju ajada. Ja nii, et siis hakkaski asi argnema nii, et Kristjan Haller, siis, kes oli siis Haridus- ja Teadusministeeriumis tähtis ametnik, tema hakkas sealtpoolt asja ajama ja Madis Võõras hakkas siis EAS-i kaudu suhtlema ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. Ja 2006. aasta alguse poole oli siis selge, et kui me tahame nüüd Eesti ja ESA suunal edasi minna, et tuleks siis moodustada mingisugune formaalne kogu või komisjon ka Eesti sees, kes selle asjadega tegeleb. Ja esialgu moodustas selle siis haridus- ja teadusminister oma käskirjaga. See oli siis Eesti kosmosepoliitika töörühm ja õnnestus leida selle esimeheks siis professor Ene Ergma, kes on teatavasti astrofüüsik ja tugeva kosmosetaustaga, aga kes sel ajal juhuslikult töötas just Eesti Vabariigi Riigikogu esimehena. Ja siis saigi niimoodi, et moodustati see töörühm, mille esimeheks sai Ene Ergma ja aseesimeesteks Madis Võõras ja mina. Et siis nagu Madis pidi esindama seda majanduse ja ettevõtluse poolt rohkem ja mina teaduse poolt. Nii et selles mõttes observatooriumi roll, eks ta oli muidugi selles jah, et meil oli kogemusi siin varem üldse väikeste kosmosekoostöödega ja olid muidugi lootused ja plaanid, et me saame edaspidi, kui meil tõesti õnnestub ESA-le rohkem läheneda, et me siis saame ka seda koostööd rohkem teha. Aga kui siis asi edasi hakkas minema, esialgu käis see siis peamiselt EAS-i kaudu ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu, seesamal 2006. aasta kevadel käis siis seesama seltskond, see kosmosepoliitika töörühma juhtkond siis kohtumas tollase
majandus- ja kommunikatsiooniministri Edgar Savisaarega ja tema kuulas meid ära ja siis oli jutt juba sellest et tuleks siis sõlmida niisugune koostööleping ESA-ga. Savisaar kuulas meid ära ja mõtles natukene, ütles siis oma tuntuks saanud sõnad, teeme ära. Ja oligi nii, et 1. juunil 2006 valitsus otsustas siis, et Eesti hakkab seda koostööd ESA-ga arendama. Ja siis eks need asjad käisid siis oma Sotoodu observatooriumil seal vahepeal võib-olla võiks öelda, eriti suurt rolli ei olnud, see kõik käis rohkem EAS-i ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu. 2006. aasta sügisel siis ESA ametlik delegatsioon eesotsas rahvusvaheliste suhete osakonna juhatajaga siis käis Tallinnas ja kohtusid jälle Savisaarega. Ja siis juba hakati lepingu teksti välja töötama ja 2007. aasta esimesel poolel töötati see koostöölepingu tekst välja. Nii eesti kui inglise keeles pidi see olema. See juures, alguses koostati muidugi inglise keeles, aga ESA puhul peavad kõik lepingud olema ka selle asjasse puutuva liikmesriigi keeles ja seal ei piisanud lihtsalt sellest, et lihtsalt inglise keelest eesti keelde tõlkida, vaid ESA nii-öelda vannutatud tõlk pidi üle kontrollima ka selle tõlke inglise keelest eesti keelde. Ja 20. juuni 2007 minu mäletamist mööda oli siis see kuupäev, kui siis juba uus majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts selle leppe Eesti poolt allkirjastas ja ESA poolt oli siis tollane üks direktoritest, kes seal 10 direktori hulgas peale peadirektori on, ma isegi tema ametinimetust päris täpselt ei julge praegu öelda, aga tähendab Rene Osterlink oli ta Hollandi päritolu minu teada. Allkirjastasid siis selle koostöölepingu, mille kõige silmanähtava tulemus oli võib-olla see, et juba vist samal sügisel üks meie üliõpilane Silver Lätt sai minna ESA-sse praktikale ja edasi need praktikandi kohtade võimalused veel jätkusid. Ja see leping oli mõeldud põhimõtteliselt nagu 5 aastaks. Aga siis hakkasid asjad järsku huvitavalt arenema. See oli siis 20. juuni 2007, kui leping alla kirjutati ja juba 2008. aasta kevadel minu meelest hakkasid liikuma niisugused, esialgu võib-olla kuulujutud kõlakad, et ESA tahab sügisel korraldada Eestis niisuguse auditi, et uurida, katsuda läbi kõik võimalikud potentsiaalsed koostööpartnerid, firmad, ettevõtted, kes suudaksid midagi pakkuda ja muidugi ka teadusasutused, eriti muidugi observatooriumi. Ja selle mõttega, et Eesti võiks saada juba selleks ehk Euroopa koopereeruvaks riigiks, mis tundus jällegi siis esialgu nagu väga enneaegne, alles vaimalt me saime sõlmida selle esimese koostöölepingu, mis pidi kehtima 5 aastat ja nüüd juba mõeldakse PEX-ist. Aga nii see läkski tõesti 2008. aasta septembris, siis käis esimest korda, võiks öelda ametlik ESA delegatsioon ka siin observatooriumis Tõraveres. Seesama Annabel, kellega me olime suhelnud ikkagi juba mõned aastad ja jurist Katariin Bodin, kes olid väga igatsenud Tallinnast välja pääseda. Nad lõpuks siis pääsesid ka siia looduskaunisse kohta Tõraverre ja Pedro Baptista, delegatsiooni juht. Ja kui muidu mõne ettevõtjatega sageli oli niimoodi, et ühte kohta korjati kokku mitu ettevõtjat ja nendega tehti mingid väga kiired lühiintervjuud, siis observatooriumi jaoks nad pühendasid ikka pool päeva ja vaatasid siin põhjalikult, mida me teeme ja meil oli võimalus neile kõike näidata ja seletada. Ja niimoodi need asjad edasi läksid jällegi, ma ütleks, et edaspidi ikkagi jäme ots oli ikka EAS-i ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi käes, aga observatoorium oli siis nagu selle teaduspoole eestvedaja ja julgustaja ja andmete andja ja andmete koguja ka võib-olla teiste Eesti teadusasutuste kohta mingil määral. Ja siis 2008. aasta detsembris oli üks visiit siis, kus Eestist siis suurem delegatsioon käis ESA-s, mitte seal peakorteris Pariisis, vaid Hollandis, Noordwijkis, Estekis, mis on nagu tegelikult ESA sisuline tegelik keskus, kus toimub tegelik töö, teadus- ja tehnoloogiakeskus. Seal on ka see PEX-i büroo asub siis tegelikult seal Noordwijkis, mitte Pariisis. Seal olid siis veel läbirääkimised ja arutamised. Ja 2009. aasta esimene pool ja suvi kulusidki siis ilmselt juba selle PEX-lepingu ettevalmistamiseks. Seal on observatooriumil jällegi otseselt suurt rolli
ei olnud ja 2009. aasta novembris siis kirjutatigi alla siis see esimene PEX-leping. Ja sellega oli, see oligi see süsteem niimoodi, et tähendab, kirjutatakse alla esimene leping ja siis sellest kuupäevast alates 1 aasta jooksul tuleb siis defineerida need projektid, millega see koopereerunud riik siis tegelema hakkab ja see kava peab olema siis ESA mitmesugustes komiteedes heaks kiidetud ja siis saab kinnitada nimetatud PEX-harta või PEX-charter inglise keeles. Et see peab olema tehtud 1 aasta jooksul, kui selle ajaga ei jõua, siis hakkab protsess otsast peale uuesti. Aga no me jõudsime ilusti, nii et 2009. aasta novembris oli Tallinnas siis selle esimese lepingu alla kirjutamine ja 22. septembril 2010 Pariisis ESA peakorteris kirjutati alla siis see päris PEX-harta. Nii et noh, selleks ajaks oli parajasti just minu amet observatooriumi direktorina lõppenud ja edasi, aga selles Eesti kosmosepoliitika töörühmas ma ikkagi jätkasin ja mõnda aega veel käisin ka Euroopa kõrgetasemelise kosmosepoliitika töörühma koosolekutel. Aga ESA-ga suhtlemine võib-olla siis jäi nagu mõnevõrra tagaplaanile. Kus te näete, et ESA nägi potentsiaali Eestis, et nii jõudsasti meid liikmesriigiks võtta? Küllap seda oli mõlemalt poolt, tähendab, ma mõtlen siis selle ettevõtluse poole pealt, mida siis omal moel koordineeris Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja EAS. No olid üksikud näited meil muidugi, jah, kus me selle esimese ESA delegatsiooniga käisime, näiteks oli firma Vertex Tallinnas, mis tootis suuri paraboolantenne, kes oli varem juba ESA-le allhanke töid teinud. Ja mõned niisugused väiksemad elektroonikafirmad ja tarkvarafirmad no tõesti need antennid võib-olla oli tõesti niisugune suur rauatükk, mida mis on silmaga nähtav, aga muud asjad on pigem niisugune pehme pool. Ja teistpoolt poolt muidugi teaduse poolelt ma arvan, et observatoorium ikkagi oli see põhiline mulje avaldaja, et meil on olnud kogemusi koostööst kosmose vallas ja tegelikult kui natukene minna võib-olla sügavamale ja ajast tagasi, siis võiks alustada sellest, et juba 200 ja rohkem aastat tagasi Friedrich Georg Wilhelm Struve oli Tartus ikkagi tollal väga tuntud maailmakuulus astronoom ja väga edumeelne ja muretses endale siia tollase maailma parima teleskoobile Fraunhoferi refraktori. Ja kõik need traditsioonid ja kes Struve järglased, Meedler, Levitski, Pokrovski, kes tulid Tartu Tähetorni hiljem ja edasi juba tuleb Ernst Öpik, meie suurmees, üks 20. sajandi sajast suurkujust. Ja muidugi ka elab legend Jaan Einasto, kes on nüüdseks juba üle 70 aasta töötanud siin samas observatooriumis. Et meil olid niisugused traditsioonid ja astronoomia teadus on Eestis ikkagi selle 200 aasta jooksul ikka kogu aeg olnud üsnagi tugev ja oma suguste hulgas esirinnas. Ja kuigi muidugi astronoomia ja kosmose vahele ei saa tõmmata võrdusmärki ja Eesti või Euroopa kosmoseagentuur ei ole kaugeltki muidugi mingisugune kosmoseteaduse keskus ainult, vaid pigem insenerikultuuri keskus, nagu Lars Fredén armastas öelda. Aga ikkagi see, et meil sellised traditsioonid on ja et meil on tugev astronoomia koolkond ja kes on ka huvitatud selleks ajaks juba ESA-ga koostööst selle sama Gaia kosmoseteleskoobi vallas näiteks ja samal ajal oli ettevalmistamisel ka mikrolainelise taustkiirguse mõõtmise satelliit Planck, millega ka meie kosmoloogid olid seotud. Nii et ma arvan jah, et ühelt poolt need ettevõtluse tollased mõned ettevõtted, kes olid võimelised midagi kosmosetööstusele pakkuma ja teiselt poolt observatoorium kui tugev teaduskeskus olid need stiimulid, mis ka võib-olla siis mõjusid ESA-le niimoodi, et nad nägid Eestis potentsiaali. Ja kuidas eestlased ennast seal tundsid selles protsessis? Ma arvan, et eestlased tundsid ennast üsna ilusti, kenasti, meid võeti väga viisakalt vastu ja suheldi normaalselt. Ma arvan, et ei olnud mingid ekstsesse sel alal. Muidugi jah,
tuli muidugi võib-olla jällegi ministeeriumi ametnikel ja EAS inimestel võib-olla oli see harjumuspärasem, aga teadlastele oli võib-olla natukene harjumatu, eriti just see Euroopa kõrgetasemeline kosmosepoliitika töörühm, kuidas seal suhtlemine käis või kuidas seal esineti ja minu meelest esitati sageli niisugusi tühje, mitte midagi ütlevaid sõnavõtte ja korrati üle ilmselgeid asju ja seal olgi tegelikult suurematel riikidel seal esindajad olidki tavaliselt mingid ministeeriumi või kosmoseagentuuride ametnikud, aga väiksematel riikidel nagu siin näiteks Eesti ja ma mäletan siin Leedust näiteks ja Ungarist ja olid need esindajad sageli teadlased ja nendel oli võib-olla selline õhkkond natukene harjumatu, aga sellega saime ka hakkama, aga üldiselt jah, ESA poolt tundus kuidagi eriti soosiv ja hea suhtumine ja tundub, et nad nagu olid väga entusiastlikud ja huvitatud Eestiga suhtlemisest ja et Eesti saaks siis selleks koopereeruvaks riigiks võimalikult kiiresti ja edasi siis ka liikmesriigiks. Ma ei oska öelda, kas selle taga oli ka võib-olla natukene mingi Euroopa Komisjoni surve, et need uute liikmesriikidega tuleb intensiivselt tegeleda ja tuleb võimalikult kiiresti ESA-sse integreerida. Ma tagantjärele arvan, et see natukene seda ilmselt oli, aga kõiki need telgitagusid muidugi nendel ametlikel koosolekutel teada ei saanud, aga igal juhul jah, ma arvan, et tähendab, et ESA meid nii kiiresti tahtis ja ma arvan, et me ei ole ka ESA ootusi petnud. Aga ma olen kuulnud, et teistel riikidel ei ole üldse nii operatiivselt läinud kui Eesti riigil. Jaa, muidugi üks tegur siin on ka veel see sama, et meie akadeemika professor Ene Ergma oli sel ajal just kõrges riigiametis, et ma arvan, et Eesti sees õnnestus tänu tema abile ja tema suhetele poliitikutega neid asju ka ajada võib-olla sujuvamalt ja lihtsamini kui nii mõneski teises riigis. Ja paralleelselt, kui ma ei eksi, toimus ka EstCube'i ehitamine või kuidas, kas te olite sellega ka seotud kuidagi? EstCube'iga päris alguses ei olnud otseselt, et see algas suhteliselt sõltumatult 2008. aasta mai lõpus, kui meil oli juba ESA-ga esimene koostööleping sõlmitud ja räägiti juba sellest auditist, mis võiks sügisel tulla, siis toimus Tartu Ülikooli aulas Eesti aukonsulite kokkusaamine, kus üle maailma olid kokku kutsutud need välisriikide kodanikud, kes esindavad Eestit aukonsulina kuskil välisriigis. Ja ma ei tea, kuidas see siis korraldatud oli, aga nagu teada, EstCube'i taga on ju üks põhiline nimi Mart Noorma. Tema oli kuidagi siis korraldanud või tema kaudu niimoodi siis selle mõnestunud teha niimoodi, et sellel samal aula koosolekul sai Mart Noorma sõna või tähendab, oli tema ettekanne ette nähtud, kus ta seda tudengisatelliidi projekti esimest korda tutvustas. Nii-öelda avalikult, ütles Eestis avalik esimene tutvustamine ja ütles siis ka nendele aukonsulitele. Ja siis, nagu ta ise tagantjärele on rääkinud, et tal olid isegi nii-öelda palgatud klaköörid olemas, et kui muidu ei lähe aplausiks selle jutu peale, et siis keegi alustab plaksutamist ja siis tuleb võetakse vaimustusega vastu see ettepanek. Aga vist ei läinud nende klakööride abi vaja, et tegelikult plaksutatigi selle ettepaneku peale niisama. Ja siis EstCube'i ehitamise praktiline töö käis tegelikult suuresti ülikooli tolleaegses füüsikahoones, mis asus Tähe tänav 4. Nüüd enam see hoone, mis minu teada ülikoolile ei kuulugi. Füüsikud on kolinud nüüd uude majja. Aga seal põhiliselt keldrikorrusel olevat see esimene tudengisatelliit valmis ehitatud. Meie majaga sellel väga palju tegemist ei olnud. Ja tolleks ajaks, kui see esimene kuubik päris valmis sai ja kui hakati stardile mõtlema, siis oli meie majas üldse suur remont ja ümberehitus siin Tõraveres, nii et siin ei saanudki midagi teha. Nii et see EstCube 1 käis suuresti ikkagi ülikooli baasil, aga muidugi see suhtlemine ESA-ga mõjutas seda küll selles mõttes väga soodsas suunas, et õnnestus saada ESA-ga kokkuleppe, et ESA võtab ta oma kanderaketi pardale, Vega raketi pardale ja katab ka sellega kaasnevad kulud. Nii et 7. mail 2013 siis Kuru kosmodroomilt see EstCube 1 edukalt startis kanderaketiga Vega koos ühe suurema maavaatlemise satelliidiga Proba V, mille makett on meil siin Tõraveres ka olemas. Ja ta on siin EstCube'iga kõrvuti siin aatriumis meil rippuvad. Väga võimas. Kas te olite ka selle raketi õhku tõusmise lähedal või kaasa elamas vähemalt kaugelt?
No päris lähedal seal Kuruus oli üks meie esindaja, seesama Silver Lätt, kellel oli omal õnnestunud ESA-s praktikal käia, aga kaasaelamine toimus siin Tõraveres, siis noh, tegelikult oli küll niimoodi, et see päris start oli meie aja järgi hommikul väga vara ja pean ütlema, et mina ise sellele otse kaasa ei elanud. Aga siis mõni tund hiljem, kui oodati seda esimest signaali, mis Estküp 1 pidi saatma maale, selle juures olin küll, jah, siis kogunes meie rahvas siin observatooriumi saali ja pingsalt seda signaali oodati ja see tuli tõesti nii nagu oodatud. Mis praegu Estküpist saanud on? No, Estküp 1-le järgnes Estküp 2, mida ehitati juba siis siin meie majas, siis olid juba siin meil uued laboriruumid valmis ja töökojad ja kogu see meeskond või no meeskond oli muidugi uus, tudengid vahetuvad, meeskond oli suuresti uus, aga siis materiaalne baas ehitamiseks oli juba kõik siin majas olemas, kaasa arvatud puhas ruum, mida kosmosetehnoloogia juures ikka vaja läheb. Aga no Estküp 2-ga nagu teada läks ju natukene kehvasti, jah, et ta tehti valmis ja ootas kaua oma starti ja kui see siis lõpuks kätte jõudis 2023. aasta sügisel, kui ma õigesti mäletan, siis ei tulnud seda oodatud signaali, nagu Estküp 1-l tuli. Ja ikkagi mitu päeva ei saadud selgust, seal toimult juhtus ja siis lõpuks selgus see kurb tõde, et ilmselt ta ei pääsenudki kanderaketist välja. Et seal oli mingi tehniline tõrge ja need mitu kuupsatelliiti, neid oli tegelikult mitmeid seal jäid lihtsalt kuidagi luuk jäi avanemata ja hävis siis selle astme tagasilangemisel atmosfääri ja kui see ära põles. Aga noh, ega meie kosmosetehnoloogia seltskond ei lasknud sellest nüüd pead norgu, hakkasid kohe mõtlema, kas siis teha samasugune koopia või midagi muud. Praegu, nii palju kui ma tean, on vist mõeldud ikkagi natukene midagi teistmoodi teha ja Estküp 3 kallal mõtted käivad ja võib-olla isegi juba seal mingid reaalsed tööd on, neid üksikasju ma päris täpselt ei teagi praegu. Kuidas nüüd, kui Eesti on ESA-ga liitunud ja on juba 10 aastat möödunud sellest, kuidas elu on muutunud või ei ole otseselt? Kui nüüd meie observatooriumi seisukohalt võtta, jah, no on muutunud muidugi selles mõttes jah, et meil on siin mitmeid koostöölepinguid ja projekte ESA-ga ja me saame olla ametlikud osalised nüüd niisugustes suurtes teadusmissioonides. Selle koha pealt ongi nüüd võib-olla esimeseks tulekski nimetada kosmoseteleskoopi Ariel, mis on plaanitud startima aastal 2029. Ja see on siis niisugune infrapunases lainealas töötav teleskoop, mis hakkab uurima eksoplaneete ja täpsemalt just eksoplaneetide atmosfääre, kas ja millised õhukihid nendel kaugetel planeetidel ümber on. Ja seal on nüüd Eesti esimest korda siis teadusmissioonis niimoodi päris liikmesriigina ametlikult sees. Me küll tõsi ei ehita siin mingeid me ei ehita riistvara, me tegeleme just pigem tarkvaraga ja nii-öelda maapealsete ettevalmistuste ja tugivaatlustega, sest see Ariel, tema ei hakka mitte otsima uusi eksoplaneete, neid leitakse küllaltki, praeguseks on juba ligi 6000 neid teada ja selleks 2029. aastaks on neid kindlasti palju rohkem veel teada, aga valitakse välja umbes 1000 planeeti, mida siis teada olevat ja neid hakatakse põhjalikumalt uurima ja siis nende teadaolevate planeetide puhul on vaja siis väga täpselt teada kõigepealt nende ematähtede omadusi, milliste tähtede ümber nad tiirlevad ja need tiirlemisperiood ja need aegu, mille nad oma tähe eest läbi lähevad ja varjutuse tekitavad. Ja sellepärast on vaja maapealseid tugivaatlusi juba mitu aastat enne selle kosmoseteleskoopi starti teha ja ka siis selle kosmoseteleskoopi töötamise ajal. Ja vaat selles Arieli missioonis me oleme siis niimoodi natukene sees ja kas või nüüd, kui me seda juttu siin salvestame, meie tähefüüsika osakonna juhataja Anna Aret ja teadur Helleri Ramler on just selle Arieli teaduskonsortsiumi koosolekul, mis igal aastal 2 korda toimub ja mille eelmisel aastal 2024. aasta kevadel me korraldasime ise siin Tartus, aga praegu nad on siis Hollandis Leidenis. Ja teine kosmosemissioon, mis peaks sama kanderaketiga tõenäoliselt startima 2029. aastal, on siis nimetatud komeedipüüdur. Ja sellele meie kosmosetehnoloogia osakonnas ehitatakse siis ühte kaamerat nimega OPIC, lühend nimega OPIC, mis viitab ennast öpikule, optical
Perimetric Image of Comets või kuidas täpselt see ongi, ma ei tegi, aga lühendnimi on OPIC ja nii et nendes 2 teadusmissioonis me oleme siin nagu ametlikud osalised. Seda varem ka selles PEX-staatuses ei olnud veel võimalik niimoodi ametlikult osaleda. Aga teistpidi mõnes mõttes, oli see aeg, kui me see 5 aastat 2010-2015 aastani see ettevalmistusperiood oli mõnes mõttes võib-olla isegi lihtsam, et seal nii suhteliselt konkurentsivabalt me saime taotleda seda raha, mida siis Eesti riigist maksti ESA eelarvesse, mis tegelikult tuli siis suuresti Eestisse tagasi ja nagu ESA toimimise põhimõte ju ongi üldse suuresti selles, et nii geograafilise tagastuse põhimõttel, et liikmesmaks, mida riigid maksavad, see suurem osa tuleb riikidesse tagasi tellimuste näol siis firmadele ja ka teadusprojektidele mingil määral. Et selle PEX-staatuse ajal me saime suhteliselt kergesti väikese konkurentsiga seda raha tagasi ja ka teadus, meil oli 2, vähemalt 3 teadusprojekti selle aja jooksul toimus siin observatooriumis, võib-olla oli isegi 4 ka. Aga nüüd on tegelikult konkurents suurem, me peame nüüd osalema nagu üldises konkurentsis. Et selles mõttes on võib-olla isegi raha saamine natukene raskem. Aga teistpidi muidugi see võimalus ikkagi osaleda päriselt nendes missioonides ja muidugi on Eesti esindajad siis ESA nõukogus ja tähtsamates komiteedes ja esinduskogudes ja see on ikkagi suur asi. Ja IT-riigina oleme just võib-olla tarkvara koha pealt isegi meie tugevus. Jaa, eks see on meil ilmselt ikkagi põhiline et ega me nüüd neid väga suuri raudkonstruktsioone või mis iganes kosmoselaevade keresid midagi sellist ilmselt ehitama ei hakka kunagi, aga just mingid väiksed targad vidinad. Kas või tuleb meelde üks näide, mis oli ka vist juba selle PEX-i ajal siin käigus kunagi Tartu Ülikoolis oli niisugune leidur Arvet Vain, kes mõtles välja myomeetri, niisugune väike ristapuu, millega mõõdetakse inimeste lihaste toonust. Ja see myomeetri idee huvitas ESA-t väga ja see mingil moel võetigi üle ja võeti kasutusse niimoodi, et seda kasutatakse näiteks rahvusvahelises kosmosejaamas astronautide kehaseisundi hindamiseks. Väga põnev. Et tore, Eesti on väike riik, aga näed, ikkagi suudame midagi maailma mastaabis ka ära teha. Jaa, eks väiksed riigid peavad otsima oma nišše. Et me ei saa päris kõiges kaasa lüüa ja ESA-s on ju tegelikult niisugused mitmed suured valdkonnad, kanderaketid, side ja kommunikatsioon, mehitatud kosmoselennud, maavaatlused ja veel seal üht-teist, et ega me kõigis nendes kaasa lüüa ei jõua. Aga kõigile liikmesriikidele on kohustuslik osaleda teadusprogrammis ja see on ka muidugi suuresti tänu observatooriumile siis et me saame seal osaleda. Ja minu teada Eesti osaleb ka selles maaseire või maavaatluse programmis vabatahtlikult, et panustab sinna ise vabatahtlikult. Aitäh sulle, Laurit, see oli väga hea ülevaade ja väga põnev sissevaade.